Ütle, sa oled korraga mitut asja, no eks me kõik oleme korraga mitut asja. Sa oled muusik, teadlane, ühiskondliku muutuse eestvedaja. Kus ma mingi rolli veel unustasin ära, et milline nendest rollidest, kuidas sa nagu ennast nende kaudu määratleksid või milline neist kõige rohkem sind iseloomustab? Eks identiteet on voolav, nagu ma tean soouurijana. Erinevatel aegadel inimesed kipuvad ennast läbi erinevate tunnuste siis kirjeldama. Ise tunnen ma ennast täna vist kõige rohkem ära lähisuhtevägivalla eksperdina. Viimased 10 aastat ma olen sellesse teemasse kaevunud nii teaduslikus vaates, praktilises vaates. Ma juhtisin 6 või 7 aastat ohvriabis eluohtliku lähisuhtevägivalla süsteemi, märkamise süsteemi ülesehitamist ja siis üle-eestiliseks viimist. Ja nüüd siis president Kaljulaidi fondis vean eest lähisuhtevägivalla ennetuse suunda. Aga jah, mul on need teised maailmad veel, mis heas mõttes aju ja südant puhtaks tsentrifuugivad nendest valusatest teemadest, et üks selleks teemaks või üks nagu valdkond, mille kaudu ma ennast kindlasti vist igavesti defineerin või teised vähemalt defineerivad mind on muusika, ansambel Who ja mõned alternatiivsed nähtused veel seal kõrval ja tõesti 13 aastat nüüd 12 aastat oma parima sõbrannaga me peame ka sellist eksperimenteerivat kultuurilava nagu Triigi Filharmoonia. Et jah, kultuur igas mõttes vist ikkagi mind defineerib ja vägivalla puhul on ju ka tegemist kultuuriga. Okei. Ma lihtsalt küsingi seda sellepärast, et ma ütleme ise vist olin tollal, ma olin küll noor justiitsminister, ma arvan aastal 2011-2012 ja siis oli ka, ja ma olen seda ka hiljem öelnud, miks näiteks ka Kersti Kaljulaidi fondi tegevus mind kõnetas, tollal, kui ta oli president ka, eks ju, oligi just sellepärast, et tollal kogunesid ühe laua ümber, on selline nõupidamine, kus samamoodi erinevas tubades kogunevad, eks ju, Eesti Vabariigi erinevate õiguskaitseasutuste juhid, eks ju, prokuratuur, politseijuhid, nii edasi, eks ju, seda on sise- ja justiitsministeeriumis poolaasta kohtumised ja tollal ma mäletan, kuidas sinna laua taha tulid siis kõik need nagu tegijad, eks ju, kes siis otsustavad, kuidas see süsteem toimib või vähemalt administratiivselt otsustavad. Ja sest reeglid teeb ikkagi seadusandja ja ütleme, seal tuli nagu justkui jutuks ühel hetkel, et peresuhtevägi või lähisuhtevägivald on meil nagu teemaks, aga me nagu ei oska sellega tegeleda või tulemust ei ole. Ja mul nagu mingil hetkel nagu veidi kihvatus, mõtlesin, et aga huvitav, et aga miks siis ei ole tulemust, eks, et kui ei ole nagu ise panustanud sellesse. Ja pärast seda me justkui nagu mingi muutus toimus, sest ma otsustasin, et nii ei ole, et me tuleme kokku ja me ei suuda seda nagu lahendada ja käsitleme nagu punktina kõrval. Ja siis sellel hetkel me saime nii politseiga, politsei sai väljaõppe, eks nad otsustasid järjekindlalt, sest ma mäletan, et ise politseinikud tõid sellise huvitava näite. Neil oli selline suvine kursus või mingi kursus, kus nad harjutasid sellist nagu olukorra lahendamist ja seal üks politseinik mängis ohvrit ja teine siis abistajat, eks ju, siis see abistaja ütles võimalikule ohvrile, et võib-olla te tuleksite siis mõtleksite järgi ja tuleksite homme ehk jaoskonda avaldust esitama. Vaatame, kas ikka on vaja, eks ju. Ja siis nad said ise ka aru, et asi võib-olla ei ole päris see, eks ju. Ja prokuratuuris oli ka see seis selline ja siis ta nagu muutus kuidagi. Ühiskonnas läks aasta-paar minu meelest ja ilmselt see teema oli ka nagu rohkem üleval ja siis ma tajusin järsku, et tekkis nagu mingit Ekspress või keegi kirjutas sellest ka, et tekkis järsku selline moment, et politseid hakati usaldama, prokuratuuri lõpetanud asju ja muutus, eks ju. Nii et ma arvan, et see teema on nagu selline, mis eristab meid ka vaimselt nagu okupatsiooni ajast veidi, eks ju, kus nagu pereasjad olid nagu või selline vägivald oli kellegi eraasi, eks ju. Tegelikult ei ole, see on ühiskonna asi, eks ju. Ma mäletan, minu jaoks oli nagu päris oluline, mida Kersti Kaljulaid ajas ja ka hiljem, nüüd ka nõusoleku seaduse puhul ja Kersti Kaljulaid oli väga aktiivne ja seesama fond oli väga aktiivne, eks ju. No nii ta on jah, et Eestis tõesti lähisuhtevägivalda on väga palju, ehk siis Statistikaamet ütleb meile seda, et 41% Eesti naistest on seda kogenud, 33% Eesti meestest, Eesti naiste terviseuuring, mida teeb Tartu Ülikool juba mitukümmend aastat intervalliga, toob välja, et iga 3. naine on oma elu jooksul seksuaalset väärkohtlemist kogenud. Õõvastav on see, mida saab lugeda Lastemaja koduleheküljelt, ehk siis 3% Eesti lastest on seksuaalselt väärkoheldud. Seda panevad toime, seda õudust tavaliselt kõige lähedasemad inimesed.
ja mis veel on selline aktuaalne statistika võib-olla 2020. aastast, vanuses 16 kuni 26 noored, nendest 46% ütleb, et neid on kas siis internetis või väljaspool seda seksuaalselt ahistatud või nad on kogenud väärkohtlemist. Ehk siis see on selline, ma arvan, et see on üks kõige rängemaid sotsiaalseid probleeme Eestis. Sellel kõigel on päris jõhker majanduslik jalajälg ja nii edasi. Ja millegipärast me oleme tõesti võib-olla alles viimastel aastatel seda teemat tõsiselt võtma hakanud. Ma arvan, et just seetõttu, et muuhulgas just selle postsovetliku taagana on lähisuhtevägivalda pikalt normaliseeritud, aga kahjuks viimased 5-6 aastat on Eesti inimesed hakanud järjest vähem abi otsima. Et seda näitab nii politsei statistika, ohvriabi statistika, naiste tugikeskuste statistika. Vabandust, aga miks see nii on? Kas sa tead ka? Seda head vastust ei ole meil täna. Ma tean, et sellel aastal Riigikogu Arenguseire Keskus viib läbi erinevaid uuringuid, et siis küsida Eesti inimestelt, miks on nii, et ühelt poolt me nendest teemadest nii palju räägime, me näeme neid teemasid meedias. Uuringud kinnitavad meile, et inimesed tunnevad abi võimalusi väga-väga hästi, et enamik Eesti inimesi ütleb, et nad tunnevad ohvriabinumbrit, politseid ja nii edasi nende küsimuste vaates, aga otsitakse vähem abi. Eks me aasta lõpus siis Riigikogu Arenguseire Keskuselt kuuleme, miks see nõnda on, aga üks päris minu arvates mõtlema panev uuringu tulemus on nende poolt juba välja käidud. Ehk siis kui üldiselt me teame, et Eesti inimesed usaldavad meie riiki ja riigi institutsioone väga-väga kõrgelt, näiteks politseid on ju seal 86% ja nii edasi, siis lähisuhtevägivalla kogemusega inimeste puhul see usaldus langeb alla 50%, prokuratuuri puhul lausa 70%-lt 30%-le, ehk siis millegi pärast inimesed saavad selles nii-öelda sellel abi otsimise teekonnal mingisuguse kogemuse, mis neid pelutab ja ei vasta nende ootustele. Ehk siis et see on kindlasti nagu hästi mõtlema panev teadmine. Väga mõtlema panev, väga huvitav nagu statistika, et sest Eestis, nagu sa ütled, on üldiselt õiguskaitse vastu on ju usaldus kõrge, et meil on ju, kui me vaatame erinevaid selliseid sotsioloogilisi seireid ja väga palju neist on ju avalikud, nad kirjeldavad, et Eestit peetakse üheks väga turvaliseks riigiks, küll nagu muretsetakse droonide, sõjaärevuse, hullumeelse naabri pärast, eks ju, mida tema teeb. Aga Eesti on, ütleme, võrreldes Euroopaga ka, me oleme ikkagi nagu üks paremini toimivaid ja turvalisemaid riike. Et see on päris huvitav tulemus. Aga huvitav, miks see nii on? Et kas seal on sellel teekonnal siis on midagi sellist või me ei suuda riigina nagu see süsteemi siis ei suuda ikkagi endiselt asju ajada, sest kui ta vahepeal usaldus kasvas, eks ju, hoiak oli teistsugune, nüüd on langema hakanud, see on siis 5-6 aastat, et mis see vahepeal siis murdunud või muutunud on? Selles mõttes see usaldus just lähisuhtevägivalla kontekstis on mingisugune selline unikaalne uus teadmine, mida me varem mõõtnud ei ole. Me oleme üldist usaldust mõõtnud, aga just selle nüüd konkreetse väga laastava probleemi puhul, siis kus inimene otsib abi ühest organisatsioonist, mida ta üldiselt väga usaldab ja siis peale seda annab sellise hävitava hinnangu. Selles mõttes jällegi mingit teaduspõhist vastust sellele sinu küsimusele ei ole, aga võib oletada, et see inimese kogemus siis selles politsei või justiitssüsteemis ei ole ehk piisavalt traumateadlik, ehk siis rahvusvaheline teadus ja uuringud kinnitavad seda, et inimese rahulolu perevägivalla puhul või lähisuhtevägivalla puhul abistajate suhtes määrab suuresti see, milline on tema suhtlus ja nii-öelda nagu kogemus selles protsessis, mitte niivõrd see, mis on selle menetluse lõpptulemus. Lähisuhtevägivald on väga keeruline menetleda, seksuaalvägivald on veelgi keerulisem. Tihtipeale on tegemist sõna vastu olukordadega, mida nii-öelda nagu õiguse vaates ohvri kasuks ära menetleda on ülimalt keeruline ja isegi kui ohver selle teekonna nii nimetatult võidab, kuigi seda võidu terminit on üldse keeruline nendes küsimustes kasutada, siis ei pruugi see karistus olla ohvri vaates piisav ja nii edasi. Ehk siis sellest tulemist veelgi olulisem on see nii-öelda traumateadlik menetlusprotsess, mille osas ma arvan Eestil on nüüd siis arenguruumi, aga ma tean, et erinevad osapooled võtavad seda
seda uuringu tagasisidet päris tõsiselt ja ma arvan, et meil on, ma ei tea, Põhjamaadest ja Suurbritanniast väga palju õppida, et need on riigid, kus on loodud lausa lähisuhtevägivalla kohtud, sest tegemist on niivõrd sellise spetsiifilise probleemiga ja olukorraga, kus siis inimese toetamiseks selleks, et ta saaks üldse veenvalt, ma ei tea, tõendeid, asitõendeid anda, on vaja luua sellised hästi erilised tingimused. Aga ühesõnaga sinu sõnum tegelikult siis on, eks, et või nii-öelda nagu võimalik oletus või hüpotees, et see, kuidas see protsess toimib meie asutustes, on pigem see nii-öelda tagasisidestaja ka ühiskonna ja ohvrite vaatest, mis annab ka hilisema hinnangu nende asutuste usaldusväärsusele, et kas riik võtab seda tõsiselt, ajab asja korralikult, eks ju. Nii et ühesõnaga, kui ma tahtsingi küsida, et see on praegu hüpoteeseks, et ma tahtsin küsida, et aga mida sa arvad, et seal peaks muutma, aga sa veidi võib-olla vastasid ka sellele, eks, et... Jah, et see on tegelikult siis otseselt koolitamise küsimus, kindlasti on see hoiakute küsimus ka, et meie abistajate hoiakuid on ka viimastel aastatel abistajad ise mõõtnud ja seal on suuri küsimärke, aga samas hoiakutega probleeme on kõikides asutustes, et me kõik oleme inimesed ja osa ühiskonnast. Aga jah, et see on koolitamise küsimus ja samas ma tean, et nüüd viimastel aastatel Sisekaitseakadeemias tulevad täiesti nii-öelda uue lähisuhtevägivalla väljaõppega esmareageerijad ja politseiametnikud, et ma usun, et see võib olla ikkagi ka muutumises, see kohtlemine, aga see on otseselt koolitamise küsimus, traumateadlik lähenemine lähisuhtevägivalla ohvrite ja samas ka siis seda vägivaldselt käituvate inimeste puhul. Okei, et siit on nagu juba üks mõte, eks ju, et riik peaks siis sellesse koolitamisse ja asutused üle vaatama, aga Arenguseire Keskusest nüüd tuleb uuring ka või raport. Sügisel sa ütlesid, mis siis... Jah, nad viivad läbi erinevaid uuringuid. See oli nüüd üks, mis püüdis saada teada, miks inimesed vähem otsivad abi. Ja jah, et siin tuleb järjepanu teisi uuringuid veel. Muu hulgas küsitakse seda, millised on Eesti inimeste hoiakud lähisuhte vägivalda toimepanevate, vägivaldselt käituvate inimeste suhtes, kas usutakse nende muutumise võimalikkusesse, kas nendel inimestel on abi olemas, kas neid inimesi peaks aitama, kas riik peaks panustama nende inimeste aitamisse. Meie president Kaljulaidi fondis oleme hästi seda meelt, et meil peaks toimuma mingisugune selline kultuurinihe, kus vastutust hakkaks rohkem võtma vägivaldselt käituv inimene, muu hulgas, jällegi rahvusvaheline teadus kinnitab meile seda, et vägivald on põlvkondade ülene sageli õpitud käitumine, vägivaldselt käituv inimene on sageli lapsepõlvest peale kodust õppinud selgeks, et konflikte lahendatakse nõnda, omades tihtipeale ka siis sellist traumeerivat lapsepõlve kogemust oma vanemate vahelisest lähisuhtevägivallast, et siin tegelikult kui me lähtume sellest, et vägivald on suuresti õpitud käitumine, siis see tähendab seda, et seda on võimalik ka ümber õppida ja on riike, kus sellega saadakse täna juba päris hästi hakkama. Et ma ise arvan, et vägivald ei saa kunagi otsa, kui ta üldse kunagi saab, aga et kui see traumeeritud ohver peab olema ainsana see, kes leidma kuskilt selle jõu, et seda vägivalla ringi katkestada, et kuskil on ju siis kõik need 100 000 eestlased, kes seda vägivalda iga päev toime panevad, et seal peab tekkima see vastutus ja abi. Ja ma mäletan ka, ütleme sellest samast ajastust ja minul jäi ka see sama nii-öelda Maksimina meelde nendelt, kes meil olid, tegelesid statistika ja ennetusega, ütlesid, et üldiselt see on suhteliselt selline korduv tsükkel, eks ju, lihtlausega, eks ju, et kui sa oled sellega juba korra kokku puutunud, kas siis vägivallatsejana või siis selle all kannatanud, siis selle kordumise tõenäosus nagu ainult kasvab, eks ju, et see kahjuks on nagu selline tsükkel. Ja lõppkokkuvõttes seda ringi tuleb kuidagi murda, eks ju, tükkihaaval, eks ju, et seda saab murda riigi poolt, eks ju, riik siis menetleb, sellele ei vaadata viltu, aga ilmselt ka kõrvaltvaatajate poolt, eks ju, et inimesed tegelikult peavad ka ise võtma hoiaku, et see ei ole okei, see ei ole kellegi asi, et see on ikkagi põhimõtteline, kuidas ma ütlen, selline okupatsiooni aja, nõukogude okupatsiooni aja jäänuk, eks ju, et naisepeks ja lapsepeks on pere siseasi, eks ju, et kõik see muu, eks ju. Et sellest tuleb ennast ikkagi välja murda, eks ju, põhimõtteliselt. Jah, selles mõttes on praegu erilised ajad, et mulle tundub, et see kultuurimuutus on toimumas
aga kuhu suunas see nüüd siis täpselt läheb, see on meie enda teha tõesti. Ja ma arvan, et tegelikult vägivaldselt kuidagi käsitleda vägivaldselt käitumist või vägivaldselt käituvat inimest kui kedagi, kes peaks jõudma abini, on ka meie jaoks mingisugune uus teema, et me ei ole harjunud mõtlema nii. Ma arvan, et meie hulgas on väga palju inimesi, kes on võib-olla mures enda käitumise pärast, on, ma ei tea, saanud lapsevanemaks, tahaksid ise olla paremad isad, emad ja see on see väike aknakene, kus oleks võimalik nagu seda muutust enne kui asjad hulluks lähevad nagu teostada, aga me ei ole harjunud seda tegema, meil ei ole tegelikult piisavalt abivõimalusi. Eestis on selles mõttes küll hästi, et Sotsiaalkindlustusamet pakub vägivallast loobumise tuge. Tavaliselt jõuavad sinna inimesed läbi prokuratuuri ehk siis nii-öelda kohustuslikus korras. Edu võti on ikkagi see, kui inimene vabatahtlikult abi otsib, aga neid on tõesti üksikuid. Et kuigi see nii-öelda riiklik tugi väheses määras küll on olemas, siis need liinid on pigem ikkagi vaiksed, et kuskil peaks toimuma see nihe, et inimene tahaks nii-öelda proaktiivselt enne, kui ta on selle esimese vägivaldse teo teinud abi otsida. Et see on normaalne, muidugi ebamugav, aga et see oleks normaalsem kui täna. Ma arvan, et see on väga hea nagu soovitus ja ma saan aru, et sa arvad, et asjad siiski võiksid liikuda paremuse suunas. No ma ei saaks seda tööd teha, ma ei arvaks, et siin on, meil on veel nii palju tegemata, et jah, ma arvan küll, et asjad saavad liikuda paremuse suunas. Ja sellel aastal me tahame tegelikult rohkem seda vägivallast loobumise ja vägivaldselt käituva inimese fookust üldse pildile tuua. Et ma arvan, et riigil on ka lihtsam sellesse kõigesse panustada siis, kui nad tunnevad, et inimesed vajavad midagi sellist, et kui see liin seisab tühjana, siis pole põhjust ka panustada või eelarvest selle tükikese saamise poole pingutada, aga et kui inimesed leiavad, et see on midagi, mida me vajame, et siis ma usun, et me saame päris palju veel sellel suunal ära teha. Nii, aga nüüd vahepeal vaatajatele, kuulajatele ma tutvustan ka, et Hanna-Liisa Uusmaa mul täna külas ja ta on sotsioloog, nagu juba aru saite, ka lähisuhtevägivalla ekspert. Ta on ka president Kaljulaidi fondi lähisuhtevägivalla ennetuse suunajuht. Ja tuntud on ta ka Eestis muidugi nagu ansambel Huu solist. Et korra sinna minnes, eks ju, et nagu sujuv üleminek, eks ju. Et kuidas üldse muusika sünnib või kuidas laulud sünnivad? Tekstiga on tavaliselt nii, et sa istud ja üritad nagu kangesti välja mõelda ja nagu vahel tuleb halvemini, vahel paremini ja siis sa saad mingi tõuke midagi teed. Aga kuidas muusika sünnib? Oi, see on väga individuaalne teekond kindlasti. Minul on 2 tüüpi muusikalist isiklikku kogemust. Üks on siis see, mis on juhtunud ansambel Huuga, kus ma olen olnud esitaja rollis. Et Huu repertuaari autor on Leslie Laasner, kõik need legendaarsed tekstid ja viisid on Leslie kirjutatud ja teisalt siis mul selline ligi 10-aastane kogemus ka ühe täiesti sellise põrandaluse elektroonilise tehnoloogilise bändiga nagu Hunt, kuhu kuuluvad 3 naist ja mis on siis selline soov irduda peavoolust ja teha kõike ise peale siis sellist esitaja kogemust. Kuidas see muusika tuleb? Minul on olnud see privileeg, et minu loomingulised partnerid on minu jaoks olnud erakordselt inspireerivad. Nii mind kui teisi eestlasi inspireerivad. Et jah, mul on selles mõttes hästi olnud ja kui on inspireeriv keskkond, siis asjad tihtipeale lihtsalt juhtuvad. Hundi puhul on mul olnud tõesti nii, et Hundiga ma alustasin siis, kui mul oli vähem aega oleskleda, et siis ma lihtsalt istusin maha ja tuli. Huu on olnud selline 15 aastat kestnud nagu koos olemine, sellised välja kujunenud mustrid, rollid bändis, koostöö pigem. Ja kust ta tuleb? Sellele on keeruline vastata. Koostöös pigem Huu puhul ja muidu siis kuskilt, mida on raske kirjeldada. Okei. Jah, ega ma arvan, et ütleme, ma ei tea, eks kuulejatel on võib-olla erinev selline nagu kogemus, eks ju,
aga no ma kahtlustan, et täna noorem publik seda absoluutselt endiselt kuulab suurima heameelega. Mul oli üks mul oli üks noorem kolleeg, kes oli väga vaimustunud sellest, et super. Ja no tal oli ilmselt oma koti oli ka parki unustanud, ma ei tea täpselt, eks ju. Aga mulle endale nagu ütleme meenus ja väga populaarne oli see depressiivsed Eesti väikelinnad on ju. Et kas see sinu meelest kirjeldab ka nagu seda reaalset elu nagu, et popmuusika kaudu veidi, et kuidas see elu meil on? Seda küsimust küsitakse viimased 20 aastat minu käest alati. Minu meelest on adekvaatne, sest seal öeldi kohe, et hinnad on poes, keldripoes on kallid ja kõik see muu värk, eks ju. Jah, ja tõesti see lugu tänini kõnetab ja järelikult võime me endalt küsida, et kas midagi üldse vahepeal muutunud või mitte. Ja see lugu puudutab nii positiivses kui siis ma ei tea, muus nii-öelda negatiivkriitilises mõttes, aga järelikult see mingit närvi puudutab inimestel. Järelikult kuskil midagi sellist on, et mis inimesi reageerima paneb. Ma ei tea, ma jätaks selle kuulajate enda otsustada, kuidas meil päriselt on. Minu enda jaoks sellist, meile just kontoris ka tuli jutuks, et kus on need kõige depressiivsemad kohad Eestis ja neid ma siin praegu välja ei ütle, jäägu see saladuseks. Aga kuskil seda rahulolematust on, jah. Ja see on selge. Mina ei pea seda häbenema, sina võib-olla ei saa seda öelda, aga mina saan öelda, et meil ju Tallinnas meil on linnapea, kelle põhiline ülesanne konjunktuuri alla rääkida, nii et olgu tal tervitatud ja siis saate kõik tema postitusi vaatab minna. Aga see selleks, see oli, ma läksin rajalt kõrvale poliitikust ei pidanud rääkima. Aga et kui nagu sa ütleme, et sotsioloogina ja ühiskonna uurijana vaatad ka, eks ju, sellest samast depressiivsetest väikelinnadest, kus seda on ja ei ole. Mis see sinu vaade on näiteks, et kuidas see ühiskond Eestis täna on? Et ütleme, kui vaadata nagu näitajate järgi, meil on paar väga nagu halba aastat tervikuna olnud, mitte halba aastat, ma ütleme majanduse mõttes selline nagu viletsuusalm on ju, udu, vihm, lund ei ole ikka nühid, eks ju, nagu see Eesti elu ikka on, vahest on ju suur kannatamine. Ja nüüd on nagu kuidagi nagu optimistlikumaks see pilt minemas, tarbekindlus on kasvamas, siin oli külm talv ja hormuus ja kõik muud asjad, eks ju, aga veidi on nagu parem. Aga samal ajal on kuskil ikkagi see vari sellest suurest sõjast ja hullust naabrist, eks ju, et see, ma saan aru, et see on nagu üks osa ärevusest, eks, mida võiks kirjeldada. Ja teine, kas sa märkad ka seda nagu, et see uus meedia, sotsiaalmeedia tegelikult, mis algselt ju pidi meid kokku tooma, eks ju, on vist meid ikka nagu laiali viinud või? No nii ja naa. Ühelt poolt tahaks öelda, et Eestil läheb ju maailma mõistes ikkagi kenasti, aga samas ma ei tahaks, kogu aeg kutsun ennast sellel mõttel korral, et ma ei taha olla see privilegeeritud pime või nii, et ma tean ju, et nii mõneski asjas meil nii hästi ei lähe. Aga jah, et ma tunnen seda küll, et nende suurte hirmude ja keeruliste globaalsete nagu olukordade kontekstis on meie sellised igapäevased mured hästi pisendatud. Ja ma arvan, et see nii-öelda keerukus peitubki seal, samade nende teemade kontekstis, millega mina igapäevaselt oma töös tegelen, et ma näen, et Eesti inimesed pelgavad rääkida kodus toimuvast raskest vägivallast seetõttu, et nad arvavad, et riigil on tähtsamaid asju ajada, kui kõrval on sõda ja ma ei tea, väin on kinni, on ju, et või just oli COVID, et Eesti inimesed millegipärast, ma ei tea, kas on meie mingi kultuuri küsimus, kardavad, ei tihka nagu enda isiklikke probleeme nii-öelda esile tõsta globaalsete suurte küsimuste eest, aga sellest tekib siis selline pakitsus, rahulolematus ja samas võiks ju tegelikult nii väikse riigi puhul nagu Eesti ja tegelikult me oleme ju nii targad ja niivõrd erilised ja nii kaugele jõudnud, tekkida ju võimalus, et see väike ühiskond ikkagi kuidagi nagu ägedalt tööle saada, ma ei tea, nagu on võib-olla Island seda teinud või nad küll erinevalt meist on nagu teise ajalooga, aga jah, et hästi huvitav oleks nagu näha, et kas kunagi keegi lähitulevikus, lähikümnendil suudab selle nii tillukese riigi ikkagi kuidagi ühtsemalt toimima saada.
ja et me ei pisendaks neid oma väiksemaid või neid isiklikke, õigemini need ei ole väiksemad, et isiklikke probleeme globaalsete küsimuste ees, sest see ongi ju meie turvalisuse ja julgeoleku küsimus. Mind hästi näiteks Genka kunagi inspireeris, et aasta aega tagasi andis vist intervjuu, et kui igas 3. Eesti kodus käib sõda ja pekstakse üksteist, et see on nagu reaalselt julgeoleku küsimus ja turvalisuse küsimus. Jah, ma just mõtlengi, et vist tihti on nii, et inimesed muutuvad, ühiskonnad ka muutuvad ühtsemaks mingites piirsituatsioonides, et Vot, aga praegu ei ole seda juhtunud, ma olen ise ka mõelnud, et aga miks me praegu ei ole, et me pigem ikkagi eraldume ja individualiseerume. Aga vist nagu kollektiivselt, ma ei tea, mulle nagu ütleme, et kui ma vaatan nagu sotsioloogilisi uuringuid ja ütleme trendina see hoiak, ütleme kuuluvustunne vahepeal korra kukkus nagu allapoole, tänaseks on see jälle tõusma hakanud nende seeriate näitajatel, et Eestis see kuulumist tuntakse nagu tugevalt ja mulle tundub, et kui miski nagu ühendab, tihti nagu vaenlane ühendab nagu positiivsed asjad, negatiivsed, siis see taju, eks ju, ehkki ollakse veidi küll väsinud, ma näen, et väsimust on üle Euroopa igal pool, Eestis vähem, aga et see ühendab, et võitlus käib, eks ju, Venemaa ja kõige muu, aga samas see veidi nagu rusub ka, sest sa ilmselt tajud seda, et see kogu aeg käib ja siis täpselt nagu sa ütlesid, eks ju, oma igapäeva mured veidi jätad nagu ootele lõpuks, eks, ja siis sul ongi nagu selline nagu kogu aeg siuke nagu veidi siuke nagu mure hinges, eks ju, mitme asja pärast korraga ja võib-olla ei tulda kokku, eks ju, ma ei tea, meil laulvad revolutsioonid, kõik hetked tegelikult inimesed tulid kokku ja ütlesid, et nüüd läheb, ehkki keegi ei teadnud, mis homme saab. Ma kujutan ette, et selline, kuidas ma ütlen, nagu kriisiseisund, see saab olla, see on ajutine nähtus, et lõpuks hakkab ikkagi kuskilt see pais seal plahvatab, et lõpuni sa ei saa neid isiklikke suuri valusaid küsimusi nagu sinna paika jätta, et aga kaua me püsime nii-öelda ühtsena, siis võtta seda ma ei tea. No ma arvan, et püsime, et selles mõttes mul on ikka kõrge usaldus Eesti riiki, Eesti rahvasse. Ei selles mõttes küll, jah. Nagu sa ütlesid, et ega teisiti seda tööd ei saaks ka teha, eks ju. Aga ütle mulle üks asi, võib-olla selle juures kirjeldada, et nüüd on nagu huvitavad trendid, aga selleni kohe jõuame, räägime tehisintellektist ka korra, aga ütle inimesed Põhjamaades, eriti nagu, ütleme, ma arvan, et Eesti on üks siuke hea koht, eks ju, kus on nagu siuke pimedam ja nii edasi, veidi pool aastat on siuke nagu pime ja siis on kestev päev ja väga mõnus. Et üksindus on siin nagu vist reaalne selline nagu ma arvan üks kõige suuremaid stressiallikaid ja sööjad vist. Lõpuks on ikkagi nagu see sööb su ära ja tegelikult nagu väga palju mõjutab seda. Aga kui õnnelikud soomlased on. No on jah. Ja kusjuures ma rääkisin Soome kolleegiga, Soome peaministriga ja ta ütles nagu alati soomlased muhedalt naljaga pooleks ütles, et see päev, kui nad said teada, et nad on kõige õnnelikum rahvas, olid nad väga vihased selle üle. See on nali, eks, aga no see on selline, et ega nemad ka ei tea, miks see nii on, aga nad on vist olukorraga nagu rohkem rahul, eks ju. Eks see on kultuuri küsimus see, kuidas me oleme, on ju tegelikult suuresti see lugu, kuidas me räägime, et me oleme ja lugu tihtipeale siis nii-öelda ongi see, millisena me üksteist tunneme. Et see ei ole mingisugune bioloogiline paratamatus, aga jah, et soomlased on vist armastanud seda lugu ka rääkida, et on peaaegu et lotovõit, kui sa siia riiki sünnid ja see on inimesed ilmselt harjutanud seal täpselt selliseks, nagu nad täna on ja kuidas nad endale nii-öelda tagasisidet annavad. Ja siis võib küsida seda, et kuidas meie iseendast täna räägime. Aga kuidas me räägime iseendast praegu? Ma tahaks tegelikult vastu küsida, et sinul on hästi suur pilt. Mina püüan rääkida positiivselt, optimistlikult. Ei jää muud üle ka. Ja oleme ausad, ei jää. Aga kui ma näiteks väljapoole lähen, eks ju, siis Eesti on, Eestit teatakse, et me oleme nagu Balti ja Põhjamaa umbes seal nagu vahepeal, eks ju. Me oleme hästi nagu digitaalsed, hästi nagu ausad, sirgjoonelised, ei räägi liiga palju, teeme oma asjad korrektselt ära, eks ju. Et meie maine on nagu siuke hästi asjalik, hästi läbipaistev, kiire digitaalsete muutuste tegija, eks ju, teistest mõnevõrra selles ees, eks ju. Aga suuruses ja kõiges muus, eks meie risti kannab nagu see nii-öelda naaber, eks ju, kes on siis nii-öelda meie jaoks oht, eks ju. Aga meid peetakse ka selles võtmes näiteks suhteliselt ikkagi kartmatuteks, et näiteks Venemaa puhul me ütleme välja seda, mida me arvame, eks me ei jäta nagu seda endale.
aga noh, jah, et ega meie suurus ilmselt ei saagi kunagi olema nagu massis ja masstegevustes, vaid ikkagi nagu nutikates asjades ja noh, sellena meid nagu minu meelest nagu tuntakse ära, eks ju. Kas me sees niimoodi räägime endast? No see sisemine narratiiv on minu arvates ikkagi igavikuline, kes kannatab, see kaua elab ja mida see elu siis tähendab, on ju, ja see kannatus läbi, kuidas me kannatuse nii-öelda konstrueerime ennast, et mis tõttu ka siis salgame tegelikult ka neid probleeme võib-olla, mis siis hiljem kuskil plahvatavad ikkagi või ilmavalgust näevad, et see mulle väga meeldis, see Tujurikkuja tegi kunagi ühe laulu, kus on, mis oli, et olla eestlane on raske või ma ei tea, mis selle laulu pealkiri iganes võis olla, igaüks vaatab ise YouTube'ist järgi, aga noh, seal oli see, et küll ma kannataks, kui kõik mu kannatusi tunnustaks, see oli nagu super hea, eks ju, seal olid kõik need sõnad sees, kuidas põllumajandustoetused on madalad ja tori hobune porine ja kõik see muu värk, eks ju. See oli väga hea, eks ju. Ja ma arvan, et see on ka samamoodi selline postsovetlik, ma ei tea, kuidas oli enne teist maailmasõda, aga jah, et see on meid kandnud ja just see kuidagi nagu enda isiklike nagu vajaduste ja siis salgamine. Et ma nii hästi mäletan, kuidas mu enda vanaema, olles siis olnud Siberis ja 17-aastane siis poliitvang, oli mu tädi peale nagu pahane, kui tädi tahtis minna meelt avaldama lasteaia ametnikuna palgaküsimustes, aga mitte et ta oleks pisendanud seda probleemi või olukorda, aga see tundus nii vale oma riigi vastu just nagu tänavatele minna. Ja see ongi see kannatuse kogunemine nagu hästi mitmedimensiooniliselt, et ma arvan, et see on meie selline kaua elamise siis valem võib-olla, aga kas meil võib-olla on ühel hetkel aeg nagu seda valemi komponente hakata ümber vaatama? No seda ma küll ei kujuta ette, et ärge kuuled vaatajad pahandage, aga kuidas see päev saabub, kus sulle tulevad vastu inimesed, kes muudkui laialt naeratavad ja ütlevad, et kõik on hästi. Ja siis räägivad suga eesti keeles. Kui see just ei ole näiteks kossumängult või jalkamängult, siis ma tulin, käisin, vaatasin Eesti koondis mängis Lätiga, eelmine kord ma käisin Lätis ja seal oli EM ja siis kaotasime mõne punktiga, ülihea mäng oli, eks ju. Ja nüüd käisin, vaatasin siin mängu ja pärast seda läksin Kossu selles särgis, läksin jalutasin poodi piima ostma ja siis tuli paar inimesed vastu, nüüd me Lätile panime. Et selles mõttes see oli nagu see hetk, eks ju, mis ühendus, aga ma ei kujuta ette, kuidas me sinna nagu jõuame, et ühel hetkel ütleme... Naeratus on see, aga kui Eestis on kõige kurvemad lapsed, siis on see kindlasti küsimus, mis on oluline ja nii edasi, et jah. Kas sa arvad näiteks, mis mind on nagu paelunud viimasel ajal eriti ja ma arvan, et see paelub kõiki nagu lähikümnenditel. Mis sa arvad, mis tehisintellekt või AI meie eludega teeb? Noh, ütleme selle ühiskondliku väljaga, meediaväljaga, aga muusikaväljaga. Ma saan aru, edetabelites on juba mõned laulud, mis on tehisintellektiga loodud, eks ju, publikule meeldimiseks, et mis see teeb meiega? Ma tapan iga päev ennast mõtlemas sellele, aga vastust mul muidugi mõista ei ole. Ma julgeks arvata seda, et see ikkagi mingil hetkel reguleeritakse kuidagi moodi tagasi, aga ma ei tea. Ja järjest rohkem on noori, kelle parim sõber on AI, järjest rohkem on keskealisi naisi, kelle parim sõber on AI. Mina olen mõelnud, et see ei ole mitte ainult nagu noored ja just nagu sa ütled, need hakkavad ühel hetkel vanemad inimesed olema, kui mina olen pensionil. Okei, mul on proua, kellega vestelda ja ehk lapsed käivad külas või saadavad postkaardi või midagi ikka, või naabrid kiusavad mingi probleem kohaliku omavalitsusega, midagi ikka ägedat teha on, eks, aga AI on ju selline nagu omamoodi nähdus, nagu Jaan Aruga me rääksime, kui ta kleepub sinu külge ja osad neist annavad sulle kogu vastuseid, sa oled nii tubli, nii tore, nii edasi, see on nagu sisuliselt hea vestlus juba sisuliselt, eks ju. Aga mis sa arvad, mis see inimsuhetega teeb ja kas see võib olla meile nagu pigem abiks? No seda me täitsa huvitav oleks kuulata seda Jaani vastust, ma ei ole seda episoodi läbi kuulanud põhjalikult. Pärast saad kuulata, tal on hea raamat ka, ma soovitan. Ma tean, Jaan on minu koolivend ja sõber ja rahvatantsupartner oli ka lapsepõlves. Vot seda ta varjas. Tervitus Jaanile, nüüd siis teame kõik. Ma ei tea, täna ma tean küll seda jällegi oma igapäevatöö kontekstis, et selle AI ja sotsiaalmeedia põlvkond on kasvanud misoküünseks näiteks, ehk siis me saame rääkida globaalsest
naiste vihkamise trendist, mille vastu omakorda hakkab kerkima globaalne meeste vihkamise trend. Me teame seda, et selle tulemus on see, et poisid ja tüdrukud eraldavad üksteisest. Me teame seda, et misogüünsed ehk siis naisi põlastavad seksistlikud vaated, see põhjus on tegelikult see, et lastel ja noortel ei ole enam lähedasi, tavalisi, normaalseid suhteid. Nad on õnnetud, üksi jäetud ja otsivad kuuluvustunnet. Ja kahjuks see kuuluvustunde tekitaja täna siis nii massiliselt ülemaailmselt on just selline mürgine mehelikkus. Ja ma ei tea, kuhu see meid täpselt viib, keegi ei tea, et teadlased täna ka ei tea, et me saame ühiselt nii-öelda nentida, et sellised mürgised nii-öelda nagu samastumissoovi tekitavad hästi suured nagu liikumised on ja Eesti poisid paistavad Euroopas selle poolest eriti silma koos Rumeeniaga, et meil on kõige ekstreemsemad siis hoiakud, näitab Euroopa kodanikuhariduse uuring. Ligi pooled Eesti poised arvavad, et naised ei peaks olema poliitikas ja nii edasi. Ja siis on see küsimus, et me oleme tegelenud nüüd 20 aastat hästi holistiliste ja kaasavate ja võrdsus, ma ei tea, teemadega ja nii edasi. Ma olen võib-olla isegi päris heasse kohta jõudnud ja siis tuleb kohe tööturul uus põlvkond, kellel on täiesti teistsugused vaated. Ja ma ei tea, miks see nii on. Ma ise tõmbaksin jälle paralleeli sellega, et Eesti lapsed on ühed kurvemad, on ju, et kindlasti on siin otsene seos. Viimane, ma ei tea, inimarengu aruanne ju tõi ka selle välja, et Eesti lastel on hästi, kuidas ma ütlen, ebaühtlane ligipääs huviharidusele ja need lapsed, kellel seda huvihariduse ligipääsu ei ole, on omakorda nagu otseselt kriminogeensemad ja nii edasi, et need asjad on hästi, see kurbus on selle kõige taga, ma arvan, ja üksi jäetus. Et siis sa leiad seltsi ja kuuluvustunde sealt, kus see on, ütleme, kõige madalamal rippuv õun, eks ju? Jah, okei. See on muidugi väga huvitav, ma seda isegi ei teadnud, aga milline Eesti noorte väärtusruum üldse on, et ma vaatasin Ekspress tegi siin küsitlust, näiteks küsitles just hiljuti noori, et mis nende vaated on ja sealt nende iidoleid tõi välja ja see oli nagu väga huvitav vaade. No Eesti tüdrukud ja noored naised on liberaalsemad ja targemad kui kunagi varem ja Eesti poisid kalduvad siis sellisesse ma ei tahaks üldse kasutada mõistet konservatism, sest konservatismil on täiesti oma koht maailmas ja nii kahju just ühe kolleegiga ka arutasime eile, et ekstremism nagu võrdlub täna konservatismi mõistega just või üritatakse seda seostada. Mõned konservatiivsed parteid on ka tegelikult nagu hoopis tegelikult nagu äärmused, eks ju. Et, no ka Eestis oleme ausad. Klassikaline konservatism ei peaks seda tähendama või oleks tore, kui ei tähendaks. Aga jah, et me näeme seda tüdrukute ja poiste nii-öelda lahku kasvamist ja näeme seda, et tüdrukud on liberaalsemad ja haritumad. Ja tegelikult tüdrukud ja poisid siis selles nii-öelda trendis enam üksteisega nagu kokku ei saa või ei näe üksteises seda partnerit. No see küll väga head tulevikku muidugi ei ennusta. Jah. Sest üle maailma see minu meelest see trend, ma olen ka varem tähele pannud juba mõned aastad tagasi hakkas kuskil nagu Euroopas see kirjeldus levima, et mehed lähevad nagu paremale ära, eks ju, ja nagu sa kirjeldad, eks ju, et see ei olegi tegelikult nagu aus konservatiivsusest. Konservatiivsusel on tõepoolest nagu maailmavaateliselt oma koht, on ju, ja seal peab olema nagu parteisid, mis ei ole äärmuslikud või täiesti populistlikud, aga tihti eriti tänapäeva maailmas, ma ütleks, mina küll, ütleme, konservatiivsetes parteides näen võib-olla allapoole neid poliitikuid, kes ei ole populistideks päris läinud, eks ju, et küllap neid on ka liberaalide hulgas, ega ma seda ei eita, eks ju. Aga see on nagu kehv küll, kui see ühiskond niimoodi katki tõmmatakse, eks ju. Kas sa näed, et miski seda nagu parandab, ütleme ühiskonna teadlik tegevus või lihtsalt möödapääsmatu vajadus omavahel suhelda või möödapääsmatu vajadus koos tegutseda, ühise vaenlase vastu võidelda? No tegelikult me ju selleks teadust teemegi, et saada teada, kuidas on ja ühiskond ja kultuur on ju muudetav, et seda teab ka juba hästi ka igaüks, et nüüd on ise küsimus see, kas me oleme suutnud nende juba
nagu nii-öelda mitu aastat vanade numbritega midagi peale hakata, et ma ei ole kindel, et me oleme midagi ette võtnud, kuigi see ju võiks olla meie võimuses. Aga ütle, mis on selline nii-öelda, ütleme, kui sa räägid ühiskonnast, meeste rollist, naiste rollist, et milline näiteks on, mees peab ju tugev olema, et milline see tugev mees peaks olema aastal 2026? See on hea küsimus, jah. Mina olen tõesti enda doktoritöös postsovetlikke, postsotsialistlikke mehelikkuse uurinud ja mehelikkuse norme ka eeskätt läbi popkultuuri, sest popkultuur on siis selline hästi põnev ja ilmekas peegel siis laiematest ühiskondlikest väärtustest ja normidest. Milline see tugev mees on? Praxis tõi välja seda, et meie arusaam tugevast mehest on hästi kitsas. Et see mehelikkuse pingeväli on meil ikka hästi särisev. Just sellel aastal tuli neil uuring välja. Mehelikkuse pingeväli on hästi särisev. Mis see tähendab? Ehk siis sul on ikkagi hästi väike manööverdamisvõimalus inimesena olla mees, et olla nagu tõsiselt võetav, mis see tähendab, et pead käima tööl? Pead käima tööl. See ei ole ju halb, okei. Selles mõttes, et meil ikkagi kehtib veel hoolimata sellest, et Eestis on nii-öelda nagu see, kuigi meil on ju väga suur, üks Euroopa suurimaid on ju palgalõhesid endiselt, siis naised on nii-öelda väga samaväärsed nii-öelda rahateenijad, et siis ikkagi selline kuidagi iganenud arusaam leivalauale toomisest, siis tänapäeval on sinna lisandunud veel selline sportlik dimensioon, ületöötamine. Mis on sportlik dimensioon, et mees peab sporti tegema? See on halb. See on nüüd ka nende misogüünsete väärtuste vaates läinud nii-öelda mürgiseks ja rahvusvahelised mehelikkuse uuringud toovad ka välja, et siis see tööintensiivsus, spordiintensiivsus ja tihtipeale selleks, et tipus olla ka siis erinevad meelemürgid ehk siis narko, alkohol, see kõik moodustab kokku nagu sellise üledoosi, mis mõjub meeste tervisele, vaimsele heaolule ja nii edasi. Ja need eneseväljendus nii-öelda valikud selleks, et sa tunneksid ennast päriselt täisväärtuslikuna on hästi kitsad. Et sellist individuaalset talenti, et seda nagu tihtipeale ei lasta meestel nagu valida või seda talenditeed minna. Lihtsalt ma küsin, aga ma küsin ju selles mõttes enese-harimiseks ja kuulajate harimiseks, eks ju, mitte küsu pärast, aga huvitav, kui ma mõtlen nagu 90-ndate mingite filmide peale ka ja nii edasi ja meie siin kultuuri peale, eks ju, meil ikkagi on ka olnud ikkagi need tüübid, ma ei tea, kas japideks päris saab nimetada, aga need tüübid ikkagi, kes nagu ronisid kogu aeg mööda redelit, tegid trenni, eks ju, suhtlesid, eks ju, panid pidu ja siis tegid jälle tööd, on ju. See oli nagu work hard, play hard kultuur, on ju. Ja siis tulid need nagu veidi hipsterid, eks ju, kes, kuidas need nimetati, märsilohistajateks vahepeal või kuidagi muud, eks ju. No võib-olla ma olen ülekohtune, eks ju. Et ütleme, et need on ju lihtsalt nagu erinevad nagu olemise ja toimetamise viisid. Täna me näeme seda, et see mehelikkuse kitsas kultuur ikkagi mõjutab väga oluliselt Eesti meeste eluiga, tervist, vaimset tervist ja nii edasi. Mehed elavad vähem. Täna me teame ka seda ja seda kinnitab teadused väga palju füüsilistest haigustest on nii-öelda suuresti ka sotsiaalsed ehk siis elustiili haigused, südame-veresoonkonna haigused ja nii edasi. Aina enam räägime ka poiste puhul, kusjuures toitumishäiretest, mille diagnoosimine on omakorda keeruline, sest stereotüüpselt seostatakse neid tüdrukutega neid haigusi ja nii edasi. Et kultuuri on meie tervise vaates nagu väga-väga palju. Ja ma arvan, et see jällegi, mida me meestelt eeldame, kuidas me räägime mehelikkusest, on hästi palju seotud sellega, kuidas siis Eesti mehed püüavad olla ja millised nad siis või kuidas nad siis tegelikult oma elus hakkama saavad. Aga kas on võimalik seda teemat üldse arutada niimoodi, et inimesed ei läheks lukku? Ma mõtlen lihtsalt, et ütleme tihti nagu, ma ei tea, ega ma ei saa ju küll kellegi nagu nimel otse rääkida, aga ma mõtlen, et ega keegi ütleb mulle, et sa käid tööl, teed trenni. See ei ole küll vastuolus ju nagu aruks inimene olemisega. Sa sõnastasid selle niimoodi. Aga me võime küsida, kas sa teed seda tööd, mis siit tegelikult õnnelikuks teeb? Kas ma saan ausalt seda vastata? Ma olen ammu alati öelnud. Kas erialavalik on see, et miks meil Eestis on, Eesti paistab ka silma selle poolest, et naised ja mehed on hästi erinevates valdkondades eraldunud. Aga see vist on muutumas või ei ole? Ei ole muutumas kahjuks Eesti puhul. Et me ei näe siin nagu väga sellist säravat
positiivset trendi. Mina tean küll väga palju enda põlvkonnast mehi, no ma saan kohe 40, et ma arvan, et see 40-aastaste põlvkond on praegu selline põlvkond, kes rohkem tegeleb ka eksistentsiaalsete küsimustega, nii mehed kui naised kui kolmandad, kes iganes, kuidas soovib ennast nimetada. Et kus inimesed tegelikult tunnevad, et nende eest on mingisugused valikud ära tehtud. Nii, mis see tähendab, valikud ära tehtud? Et... No, võib-olla jah, et siis sotsiaalsete nii-öelda normide vaates on siis inimesed siiski ise teinud oma otsused, aga nad ei tunne, et nende talent, soovid, ihad kajastuksid siis nendes valikutes. No ega ma tunnistan ausalt, et ega ma hea meelega teeks ka muid töid ja ma nagu kujutaks ennast pigem sellistel töödel ette tegelikult, kus ma näen seda tulemust vahetumalt, eks ju, näiteks puidutöödel või mingid tehases või kuskil mujal siuke toimetamine. See mulle ka sobib ja kõik varem või hiljem ma sinna ka jõuan, ärge muretsege. Aga ütleme, ma ju ka nagu ei tunne, et see kuidagi oleks vastuolus, et kui sa üritad nagu ühiskonnaelus või kuskil mujal ettevõtluses üritad nagu kas teha teiste elu paremaks või teha midagi muud ja sa nagu rabad hullu pööraselt, eks ju, et üritad nagu kuhugi jõuda lõppkokkuvõttes, eks ju, et see ju kuidagi ei ole nagu rollina nagu toksiline või sa arvad, et see ühel hetkel on ikkagi nagu ülepingutamine, sest ma tean, et... Ma arvan, et kindlasti on inimesed, kes on õigel ajal õiges kohas nii, et see valik kõneleb ka soovist. Ja ma arvan, et peaminister on ainult üks väga väike osa Eesti ühiskonnast. See on tõsi. Et inimesi ja soove on hästi-hästi palju rohkem, aga kuskil on need teised inimesed, kuskil on need mehed, kes oleksid tegelikult väga säravad hariduses, kultuuris, nad tahaksid seda teha. Kuskil on need naised, kes tahaksid olla, ma ei tea, tipud meditsiinis, tehnoloogias ja nii edasi. Ma usun, et ma aina enam nii-öelda seda kultiveerime ja võib-olla ka aina räägime siis seda narratiivi natukene teistsuguseks, aga päris elu on tihtipeale teistsugune, et Eestis on ikkagi suhteliselt konservatiivsed soorolli ootused ja päris elu näitab seda, et ega me kõik nendele ju igapäevaelus, et nendele ootustele ei vasta, aga kust tekib nüüd see häire, ütlevad soouurijad, ongi see, et meil on kuskil need mingid hästi kitsad ideaalid ja siis see meie mittesobivus nendesse ideaalidesse tekitab siis selliste vaimse tervise häired, rahulolematust, ebapiisavuse tunnet, pidev teadmine, et ma ei vasta justkui nendele ootustele. Huvitav, mul on võib-olla vale siis ettekujutus noortest jäänud, aga mul on küll, ütleme, et oma kodus vestlen noortega siis või kuskil mujal, et nende hoiak on küll selline, et neil on tegelikult täitsa oma plaan ja oma maailm, et nad ei näe nagu näiteks minu põlvkond, ütleme, ma olen nüüd 50, eks ju. Et minu jaoks oli ikkagi nagu asjade omamine näiteks ja ka auto omamine, eks ju, oli ikkagi nagu veidi nagu vabaduse sümbol. See tähendas seda, et ma võisin teha, mis ma tahtsin. Mul oli oma nii-öelda load. Miks ma ka nagu enne näiteks ülikooli tööle läksin või kogu aeg tööl käisin, oli see, et ma teenisin oma raha, ma olin iseseisev, ma olin sõltumatu, ma ajasin oma asju, eks ju. Ja ma tundsin, et see on nagu see viis, kuidas ma olen harjunud nagu kogu aeg nagu paljud võib-olla minu põlvkonnast ka võitlema selle eest, et sa kuhugi nagu jõuad ja saad oma asju teha. Ja mul ei ole see nagu kuidagi võõras olnud, eks, et aga ma mõtlen, et sa ütled, et kui tulevikus see peaks kuidagi teisiti olema, et kas siis ühiskonnas keegi nagu annab noortele nagu head võimalused valida tulevikus paremini või antakse nõu. See on hariduse küsimus, et mina isiklikult näengi lihtsalt selles nii-öelda segregatsioonis põhikurb nüanss selle kõige juures ongi see, et talendid lähevad kaduma. Et kui me surume nii-öelda sooliselt inimesi mingisugustesse valikutesse, siis suure tõenäosusega seal on väga palju inimesi, kellele tegelikult see käib üle jõu või see ei vasta siis, ma ei tea, nende enda ootustele või midagi sellist, et ma arvan, et selline nagu läbi hariduse kasvatamine või kuidagi kultiveerimine, et ei julgelt oma talendist tõukuvaid valikuid, toobki meile neid talente juurde. No see on muidugi liberaalide olemus, eks ju. Mina olen terve elu uskunud sellesse, et inimene peabki tegema seda, mida ta tahab, eks ju, kus ta saab oma võimeid parimal võimalikul viisil. Aga see on ju ometi inimesel endal vaja välja mõelda. Sotsioloogina me teame seda, et hästi palju see, kuidas need normid siis inimesi nii-öelda kujundavad, ja need normid on ajas muutuvad. Mingid normid kahjuks ka siis ikkagi igavikuliselt püsivad. No näiteks normina mind väga häirib, et ma pean lipsuga tööl käima, eks ju, aga mis teha? Töö on selline, eks ju, tööriietus on selline.
aga no arusaadav jah, et see on muidugi väga huvitav vaade, sest mul on küll jah jäänud mulje, et kui ma ütlen veel kord peegeldan, et ma ütlen, et pigem nagu nooremad ütlevad mulle küll tagasiside on selline, et nemad väga ei hooli, mida ühiskonnas neist arvatakse, nad teevad oma asju, eks ju, nad teevad kihvtilt oma asju, eks ju. Ja see vaade on hoopis teissugune, eks ju, aga võib-olla minu vaade on nagu pigem, see valim ei ole nii suur, eks ju, see on pigem selline optimistlikum punt, eks ju, et kindlasti on ka, nagu sa ütlesid, neid, kes on rohkem heitunud, eks ju, kes ei näe teist teed, eks ju. No inimarengu aruanne seda igal juhul välja toob, ja. Okei. Mingi kiluks optimismi võiks sinna siiski lisada, et kõik läheb paremaks, et kuule inimesed, Eesti elu on üks raske. Nii, aga ütle mulle, kui sa mõtled selle peale, et mille peale Eestis on sellist nagu lootust, et kui sa mõtleksid, et mis võiks Eesti tulevikus olla selline nagu optimismi allikas või mille peale sa loodad? Ma ise olen hästi optimistlik, aga see on nii suur ja keeruline küsimus. No ütleme, mina näiteks loodan alati, et homne on parem, et paremad hetked alati ei ole möödas, et tulevikus võib meil olla parem, kui oli eile ja meie lastel võib olla parem kui meil näiteks. Aga kui ma Eestis mõtlen selle peale, siis ma näen hästi palju inimesi, kes tegelikult tahavad ette võtta, kellel on nagu julgust proovida ebaõnnestuda, kes ei hooli liiga palju sellest, mida parajasti neist online meedias kirjutatakse või kommentaarides. Nii et sellised inimesed ja asjad annavad mulle nagu lootust. Ettevõtlikkus on jällegi jah, et ettevõtlikkust on minu arvates ka päris palju Eestis, aga võib-olla sellist jätkusuutlikkust jälle teisalt mitte. Kui me räägime väikeettevõtlusest ja ma ise pean maailma lõpus kontserdimaja ja nii edasi, et hästi lihtne on leida stardikapitali, aga jätkusuutlikkust võib-olla nii lihtne pole tagada. Aga mis ma mõtlesin välja küll, et mis mulle lootust annab. Mul annab lootust see, et me oleme nii targad ja me oleme nii väikesed, et ma olen täiesti kindel, et me suudame ikkagi seda veidi nagu hirmutavat statistikat ka nagu ennetavalt heas võtmes ära kasutada ja lahendusi otsida. Just eestlased on väga-väga targad ja haritud. Ja, see on väga kena mõte. Aga ütle mulle, kui nüüd on niimoodi, et saate lõpus ma alati küsin, eks ju, et sina oled sotsioloog, lähisuhtevägivalla ekspert, eks ju, ja laulukirjutaja või solist, eks ju. Laulukirjutaja ka. Et kui satuse tahtel oleks teisiti, et sina oleks Eesti Vabariigi peaminister, et mis sa teeksid teisiti või mis sa teeksid ära? Ja ma nägin, ma sain selle küsimuse ette ja su nõunikud. Tagasihoidlik süke. Ja, tagasihoidlik küsimus, jah. Ülikeeruline küsimus. Tegelikult liiga palju pead ei vaevanud selle üle ka, et ma seda head vastust sellele küsimusele ei anna, aga ma unistaksin lihtsalt sellest, see ei ole kiire lahendus, et ma oskaks enda väiksust nagu paremini tööle panna. Sarnaselt mõnele teisele väiksele Euroopa riigile, kus on õnnestunud, ma ei tea, meedia, hariduspoliitika, ma ei tea, kohalikud omavalitsused, ma ei tea, noorte teemadel ennetuse vaates 20 aastaga täieliku kultuurimuutust tegema. Et väikese riigi puhul on see ju nii täiega võimalik. Aga me vist veel harjutame, aga ma usun, et see on võimalik. Jaa, see on ilus mõte. Lennart Meril oli ka sarnane mõte, kuidas suured riigid nagu suured tankerid pööravad ja Eesti väikse riigina saab teha väga kiired pöörded, sest inimesed pardal püsivad. Nojah, ja kuidas neid pardale siis? No vot, see on nagu, ütleme, juba on nagu keeruline, et see on päris tähtis. Aga aitäh, Anna-Liisa, et sa tulid. Loodame, et vaatajatel, kuulajatel oli huvitav ja kes tahab muusikapalasid ja kõike muud soovitavat, kuuleb järgi. Informatsiooni loeb sinu kohta leiab ka igat poolt internetist ja siis eraldi tervitame Jaan Arut, kelle kohta just selgus, et ta tegeleb ka rahvatantsuga. Ei, see oli kauges minevikus, see oli lasteaias. See on nii, et kui sa juba korral oled laulu sees või Google'is, siis sa välja ei pääse. Nii, aga aitäh sulle. Aitäh.